Siin videos näed sa seda, kuidas ma RMK matkarajal 2 korda ära eksin. Millest siin videos siis juttu tuleb? Veel lisaks sellele, kuidas ma üldse siia spontaanselt jõudsin ilma igasuguse plaanita. Teeme väikese tuuri metsaonnis, seejärel asume tegema 8-kilomeetrist rada, mis 2 tundi hiljem ei lõppe üldse ootuspäraselt. Nii et head vaatamist. On pühapäev, 4. mai. Reisile minek on 16. mis ei ole enam üldse kaugel, aga ennem kui saab reisile minna, siis on vaja oma lubadustest kinni pidada. Ja kes teab, siis olen omale seadnud väljakutseks, et teen 3 videot nädalas. Ehk siis homseks on vaja teha video. Ütlen ausalt, ei olnud seda tunnet, et täna üldse mitte midagi teha. Ja minu viis, kuidas saada asjad tehtud, on panna ennast sellisesse olukorda, kus enam tagasiteed ei ole. Ehk mis ma siis välja olen mõelnud, on see, et ma küll ei tea, mida ma teen, aga ma olen tulnud siia Laupa mõisa juurde. Mis on kodust üks 30 kilomeetri kaugusel. Ja ma ei tea, kuhu ma täna lähen ja mida ma filmin. Ma võtsin kaasa pealambi, arvuti, loomulikult kaamera, millega ma filmin. Ja see, kuhu ma nüüd siit edasi lähen, selgub siin samas. Ehk vaatame arvutist, mis siin lähedal on ja kuhu me siis läheme. Paneme kaamera maha. Võtame arvuti lahti. Olen lahti võtnud sellise koha nagu AllTrails. Mul on siit mingisugusest ajast jäänud konto. Oleme Laupal. Nii, ja vaatame seda kaarti. Vaatame Paidest kaugemale. Särevere, Kolumõisa peahoone, Mädara Linnamägi, Saeveski metsaonn ja Saarjärv, RMK lõkkekoht. See tundub Saeveski metsaonn. Ja siin lähedal on ka mingisugune rada, mis läheb siit Saarvere juurest läbi, tuleb tagasi. Palju on Laupal Saeveski metsaonni? Laupa Saeveski metsaonn. 32 minutit, 25 kilomeetrit. Kell on 7:30. Kui ma siit nüüd minema hakkame, on 8 kohale. 2 tundi koha peal, 10 ja siis tagasi. Ma arvan, et see tundub nagu plaan. Lähme siis Saeveski metsaonni ja vaatame, milline see olukord seal on. Oot, see simuleeribki võib-olla kõige paremini seda olukorda, millega ma omal matkal silmitsi seisan. Ehk et on vaja teha mingisugune video. Päris täpselt ei tea, kus sel hetkel olen või kuhu ma lähen. Aga see ongi hea viis harjutamiseks, sellepärast, et kuidas nad ütlevad, raske treeningutel, kerge lahingus. Ehk et siis elame selle raskuse täna üle ja loodetavasti Hispaanias seal Camino Frances teel on siis selle võrra lihtsam.
See on tüüpiline mingisugusesse RMK metsamajasse minnes, et sinna asfalt ei vii. Ja seekord on ka siin niimoodi, et viimased 10 kilomeetrit on kruusatee. Veits aukus on, aga eks see käib asja juurde. Mõtlen, et peaasi, et seal kedagi ees ei oleks, sellepärast, et seda küll tänasesse päeva veel vaja ei ole, et peab hakkama tegelema sellest hirmust ja ebamugavusest ülesaamisega, et tuleb teiste ees filmida. Aga vaatame, kuidas see koha peal on. Senikaua on võimalus 10 minutit loota, et see on nii, nagu ma loodan, et see on. Kohe jõuame kohale. Viimased meetrid, vaatame siis koos, et kas seal on kedagi või ei ole kedagi. Mis ma oskan öelda? Täitsa tühi plats, vahest joppab ka. Vaatame, mis siin siis on, millest me räägime ja kuidas see päev edasi läheb. Nii, teeme siin siis väikese ringkäigu ja vaatame, mis siin on. Kohe näeme, et lõkkekoht on eraldi. Siin on olemas ka grillrist, kuid ei ole olemas seda tavalist metallist katusalusega torbikut. Kui vihma ei saja, siis ma arvan, et siin on päris mõnus istuda. Ja kui on vähe suurem seltskond ja või vihma sajab, siis on siin ka katusalune olemas. Seal on mingisugune silt. Lähme vaatame, mis see endast kujutab. Saeveski metsaonn. Siin on ka väidetavalt üks 8-kilomeetrine õpperada. Seda lugu ma räägin teile sellel ajal, kui te saate vaadata siit rajast looduslikke pilte. Lähme vaatame vahepeal edasi. See on ka hea võimalus, kuidas proovida seda kaamerat keerata, nii et ma ise ei näe, mida ja kuidas ma räägin, siis see display jääb praegu teisele poole. Keeran seda siin lihtsalt käes ringi. Siin on meil üks järgmine väike lootahvel selle Saeveski onni kohta. Ja selline tore väike majakene. Lähme vaatame siis ka siia sisse, milline see seespoolt välja näeb. Nii. Kohe jääb meile silma see, et on suured avarad ruumid. Siin keskel on meil ahi. Kujutan ette, et kui on vähe külmem, siis see teeb selle olemise siin mõnusalt hubaseks. Seest on vooderdatud. Ilmselt on see kask. Üks pikem pink. Üks pikem laud. Palju sellist tühja ruumi. Siis siin on ilmselt köögipool, väike lauakene, mingisugused riiulid, kuhu saab tõenäoliselt panna, kui mitte alumisele, siis vähemalt ülemisele riiulile mingisugused küünlad. Koristustarved nurgas ja muidugi ka selline vanaaegsem pliit. Et siin peal tegelikult ma kujutan ette, et saab teha isegi täitsa süüa või hommikukohvi. Siit läheb ka teisele korrusele. Vaatame, mis siin teisel korrusel siis on.
tundub, et see teine korrus on mõeldud peaasjalikult magalaks. Siin on küll üks selline väike eesruumilaadne asi ja põrandapinda on siin nii palju, aga nüüd tõenäoliselt saab ka siia magama tulla, kui mingil põhjusel on voodid täis. Ja siin on siis 1, 2, 3 sellist laiemat voodit. Ehk et kes soovivad koos magada, siis ma kujutan ette, et siia mahub 2 täitsa mõnusalt. Kes eelistab natuke rohkem privaatsust, siis 1 voodi per inimene, 3 saab voodites magada ja põrandaruumi on siin ka kõvasti. Ja keegi on siin pidanud vajalikuks anda juhised, et ei tasu puu peal küünalt põlema panna, et selleks on all mingisugune asi. Aga all on selleks tellised. No selge, ehk et siis küünalt ei pane lihtsalt laua peale, vaid paneme tellise alla ja siis saab ka ohutult tuld teha. Lähme vaatame, mis siin siis veel on. Nii. Kohe maja külje alla jääb prügikast. Võib-olla natuke ajavad segadusse need taaramärgi juhised. Et siin on suur oht, et see kõik läheb segamini olmeprügiga. Kuigi jah, taaramärgid on vasakul pool, seega on eeldus, et vasakule poole läheb taara, paremale olmeprügi. Kuigi ma kardan, et on väga suur tõenäosus, et sellest tegelikult kinni ei peeta. Vaatame üle siis ka puukuuri. Puu lõhkumise pakk, nii nagu ikka, ei ole näha seda metallist jurakat, mis suurtemate pakkude lõhkumise kergemaks teeks. Siin puukuuris on siis väiksemad pakud. Kirves ei ole ketiga kinni, nii nagu mõnes teises kohas on. Siis on meil ka kemmerg. Väljas tundub ilus. Piilume korraga sisse. Vaatame, milline see olukord siin on. Ja kemmerg on ka ilusti puhas ja isegi paber on olemas, mis tavaliselt tuleb endal kaasa võtta. Ja ilmselt on siin metsa alt ka puid toodud just selle sama kuuri täitmiseks. Küll aga, kes tihedamalt RMK platsil käivad, siis on täitsa hea mõte panna enda varustusse kaasa väiksem saag või kui on autoga minek, siis miks mitte ka akuga. Et alati on hea võtta sellist metsa alt metsakuiva, seeläbi saab ümbrus natuke puhtamaks ja tegelikult jääb ka puid neile, kes siin teinekord vihmast ja märjast tulevad. Ja siis ei ole ka seda ohtu, et need puud siin nii kiiresti otsa saavad. Nüüd aga võtame siit autost asjad ja lähme sellele 8-kilomeetrisele rajale. Ma arvan, et sellega peaksin tunniga natukene peale enam-vähem ühele poole saama. Ja siis nagu öeldud, mina räägin seda saeveske lugu teile ja panen taustaks siis mängima mingisugused maalilised vaated, mida ma siin metsarajal kohtan. Okei. Kuhu nüüd siit edasi? See rada läheb vist sinnapoole. Purrame ennast siit maha langenud uude ümbert läbi ja jätkame. Ehk siis see, millest me üle pidime tulema, on see maha langenud haab ja natukene märjam koht siin vahel.
ma ütlesin, et see matk on 8 kilomeetrit, peaks tunniga tehtav olema, siis vähemalt alguses on siin küll selliseid märgu alasi, millest üle navigeerimine võtab aega. Ja tegelikult on oht, et ei pruugi üldse kuiva jalaga siit täitsa, lähme siit poolt täitsa lõpuni isegi jõuda. Aga no seda ei saa küll öelda siin esimese mõnesaja meetri kohta, et see rada oleks kuidagi igav. Et see on käänuline üles-alla ja eks nendest märgadest aladest ümber navigeerimine teeb selle kogu asjaga natukene huvitavaks. Perse. Saeveski nimi antud kohal on mainitud esmakordselt 1811. aastal revisjoni kirjades. Nimi tuleneb siit 1,5 kilomeetri kauguselt Saarjõge pidi allavoolu ehitatud Kabala mõisa veejõul töötavast saeveskist, millest tänaseks on säilinud veel tammijänused. Sellest ajast oli ametis siin ka saeveski metsavaht. Praegune metsavann on metsavahi kordoniks ehitatud 1954. aastal ja lagunenud majas tänase otstarbe sai ta 2000. aastal. Maja on seespoolt vooderdatud Eesti metsades enim levinud puuliikidega, alumisel korrusel kask, mänd, haab, kuusk ja teisel korrusel lepp. Alumise korruse põrand on tõrvatud männitõrvaga, mis aetud siinsamas lähedal tõrvaaugus. Ja nüüd üks lugu ühest kuulsamast saeveski metsavahist. Lugu leidis aset eelmise sajandi lõpul Kabala mõisa metskonna saeveski vahtkonnas, kus metsavahi ametit pidas Aldo Kuldkepp ehk saeveski paša. Kasutatud on siin väljavõtteid kuldkeppide suguvõsa kroonikast. Ükskord olnud kõle talveaeg ja vähese lume tõttu pääsenud rahvas kerge vaevaga mõisa metsa vargile. Metsavahil olnud raske kõigi järele valvata, et vargad kätte saada. Sel ajal olnud Postimehes lühike teade, et Riia loomaaiast üks orangutang ära põgenenud. Rahva hirmutamiseks, et inimesed oma pead metsa ei julgeks minna, jutustanud Ado, et rangutang saeveski metsades ümber hulkuvat. Et asi tõesem tunduks, pannud ta endale imeliku torbiku pähe, pikad palakad ümber ja kõndinud kõrgetel karkudel metsas puude vahel ringi, kui keegi ei olnud kaugelt nägemas. Naaberkülas olnud üks hobune ära kärvanud. Ado võtnud hobuse liha, kasuka nahka, nende tükke ja veriseid räbalaid ning riputanud need metsa laiali. Ise teinud jutu välja, et orangutang olevat ühe inimese ära murdnud. Inimesed olnud nüüd hirmu täis ega julgenud üksikult metsa minna. Saki saunamees Tõnis Kukk pole julgenud enam oma saunaski magada. Saeveski metsavahil seevastu olnud nüüd muretu elu. Nii, me oleme siis tulnud siit. See haab oli see märkkoht. Nüüd oleme jõudnud siia saare juurde. See osa, mis siia vahepeale jääb, see on küll täitsa mõnus. See on ikka mets, kus on rada sisse tallatud ja vahet pidamata on ühele poole käinud, teisele poole käinud, üle puude, alt puude, paar sukest livedat purdelaadset asja. Et see on küll väga vaheldusrikas, nagu ma juba ütlesin. Aga siis Saarjõest. Saarjõgi on siis Navesti parempoolne lisajõgi pikkusega 38 kilomeetrit. Alguse saab ta Matusaare rabast, Piibari ja Oisu küla vahelt. Ja selline ta siit siis kaldapervalt välja näeb. Nüüd aga natuke sama maastiku edasi, siis ületame jõe ja me vaatame, mis see järgmine punkt siin vana loodumetsa juures on. No vot, nüüd oleme küll jõudnud huvitavasse olukorda. Just ennem rääkisin, et see tee on ilus ja pole häda midagi kõndida. Sealt ma siis tulin. Ja siia ma siis lähen. Ja poleks nagu häda midagi.
aga ainuke probleem on selles, et siit ei ole üldse aru saada, kuhu kohta see rada edasi läheb. See kõik on nii ühesugune. Nüüd üks variant on see, et äkki minna siit paremale, aga siis me ju jõuame selle jõe juurde tagasi, mis meil ennem sinna ette jäi. Variant on minna natukene otse, aga see rada on siit küll väga õrnasti aimatav. Ma ennem salvestama hakkamas korra jalutasin selle läbi ja mis meil nüüd siin all eespool ootab, on üks jõe ületus. Võtsin lahti ka omale RMK äpi, et saada aru, et ma ikka täiesti puusse ei paneks. Ja no nagu näitaks, et läheb enam-vähem õiges suunas. Aga see jõe ületus siin on selline. Ehk et minu küsimus on pigem see, et jõe ületus on küll, aga kas see on ka ootuspärane? Sellepärast, et see ei näe välja, nagu see oleks ootuspärane. Ja siit kaardi pealt vaadates justkui tuleks minna natukene otse ja siis paremale. No, sellest siit ma kohe kindlasti üle ei lähe. Sealpool ei tundu ka midagi olevat. Aga samas ma siit jõest kuidagi üle pean saama. Ja lähme vaatame nüüd natukene siiapoole tagasi. Vot see on küll huvitav lugu. Seda küll nüüd siit märgistatud õpperajast ei oleks osanud oodata, et tuleb siin padrikus konnata ja vaadata, kus ma siit nüüd üle peaksin saama. No, kui ma vaatan seda kaarti, siis see näitab, et ma lähen valesse kohta ja tegelikult siin neid ületuskohti on veel vähem. Ja noh, ennem ma siis tulin kuskil sealt poolt, see Saarjõe lagu oli natuke sinna poole, selle kurvi taga, nõlva peal. Nii et ma ei tea. Tundub, et see ületuskoht on ainukene, mis meid siit üle aitaks. Aga samas kell on 20:41. Autoni on, noh, ma arvan, et siit üks mingi 30 minutit ikka kiiresti läbi metsa minna. Ja kui nüüd peaks siit kukkuma, siis see märg olla ei ole üldse mõnus. No aga for fuck's sake, siit ei lähe ju ühtegi teed. Ja kui see esimene rada oli nii hästi sisse tallatud, kuidas siis see nüüd nii järsku ära kaob ja kuhu siis teised lähevad? Või on läinud? No, arvestades seda, et kui vähe on siin tallamisjälgi, siis mul on nagu suhteliselt keeruline uskuda, et siit nüüd üle käiakse. No see ei ole võimalik. Et
RMK õpperajal on nüüd selline ületuskoht, mis on nii pikk üle jõe. Tundub, et lihtsalt vooluga tulnud prügi täis ja et ma nüüd peaksin siit üle ukerdama. No vot, sähsulle seikluste mõtteainet, mis nüüd edasi saab. Variant on minna tagasi. Variant on proovida leida mingisugust uut kohta. Ja variant on minna edasi. No kurat, ma ei usu, et see on õige koht. Ja ei ole ka praegu seda tunnet, et siin peaks hakkama katsetama. Sellepärast, et ilmselgelt jääb mul midagi märkamata. Ehk siis lähme sinna kohta tagasi, kus ma metsast välja tulin ja vaatame, kas me leiame siis mingisuguse parema tee. No, nüüd me oleme siin metsa juures tagasi. No, sinna kuuskede alla ju ometi see tee ei lähe. Siit ta tuleb. Seal allpool me juba käisime. Kuhu kurat siis minema peab? No, raske on ikka loll olla. Ma olen siin samas kohas tagasi, kus ma mõned minutid ennem sinna jõekäänu juurde minemist alustasin. Ja ma näitan teile, mida siis mina näen. Mõned sammud tagasi. Tugev rada läheb otse. Ilmselt ma ei ole esimene, kes siit otse läheb. See sinine värvitört seal jäi mul alguses märkamata. Sest see ei tundu üldse selle raja moodi. Ja ma arvan, et kuna ka siin puu peal on see sinine värv, siis tegelikult see tee läheb siia metsa sisse ja see lagendik ei ole üldse mitte õige koht. Okei, üks värv on meil siin. Aga nüüd meil on vaja leida järgmine värv. Okei. Värvi me küll ei näe, aga see on natukenegi selle raja moodi. Nii, teine värv. Ja ka siin on tegelikult sinine värv, mis tähendab seda, et me oleme õigel teel. Ja olgugi, et oleks võinud sealt ennast üle murda, siis tegelikult hea, et me seda ei teinud. Ja nüüd, kui ma olen siia teele ära keeranud, siis on jälle rada ilusasti ära tuntav. Ja tegelikult neid siniseid värve on ka puude peal omajagu. Kuigi tegelikult peab tunnistama, et siin õhtu hämaruses kell on peaaegu 9, siis ma ei tea, kas asi on minu silmades või milles, aga kaugelt on neid väikseid siniseid törtse päris raske ära tunda. Nii. Aga nüüd me oleme endiselt jätkuvalt sama probleemides kus varem. Nii. Perse. Siin sopa sees märg. No see ei tundu ju jällegi see rada
kas ma nüüd olen teist korda jälle pannud padrikusse. Ah joh, nii. No egas midagi, lähme jälle mõned sammud tagasi. Vaatame, kas tulin jälle valesti. Et siin neid radu läheb omajagu. No näed, jälle täpselt samasugune olukord. Et siin on küll need sinised märgid, aga seda märki, mis on seal tagumise puu otsas, seda mina ei näinud. Ja kuna seal on see maha langenud puu ja tegelikult on näha selline õrnalt äratuntav metsarada ja kuna siin on selliseid kohti, kus metsarada ei ole nii tugevasti äratuntav, siis üllatavalt lihtne on panna puusse. Et ennemgi nagu ju käinud ja jalutamas ja võiks ju ära tunda selle, aga see loodus kuidagi keerab selliselt natukene kahtlaselt. Ja ma olen ikkagi seda meelt, et sellistes keerulistemas kohtades võiks neid märke olla rohkem või mingisuguse teise värviga. Aga igal juhul see väike pettemanööver või 2 on nüüd läbi tehtud ja tundub, et edasi läheb see teerada siin juba äratuntaval viisil. Ja noh, eks see mu enda selles mõttes tähelepanematus on, et siin tuhines metsa all ringi ruttad. No aga ma ei tea, äkki saaks seda natukene paremini teha. Tuleb kuidagi siit sellest märjast osast mööda saada. Ja ma hakkan järjest enam mõtlema, et see 8 kilomeetrit on pikk maa. Ei ole veel ilmselt poole pealgi. Ja ma hakkan mõtlema, et äkki oleks pidanud selle video raames piirduma selle metsamajakesega. Okei. Ma hakkasin ikka mõtlema, et kas ma olen siis tõesti nii rumal. Ma läksin sinna lagendikule. Ei leidnud mõistlikku viisi, kuidas edasi minna. Läksin tagasi mööda selle sama rada ja seda kõike eelnevat te nägite. Ja siis ma hakkasin minema mööda neid siniseid täpikesi. Siin puu peal üks, seal puu peal üks. Ja marssisin muidugi aga edasi. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kurat, et aga seal kaardi peal ju näitas, et tuleb ära keerata. Ja ka RMK kaardi peal näitas, et justkui tuleb sealt üle minna. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kas ma ikka olen õiges kohas. Ja vaatame nüüd seda RMK kaarti. Siin on roosaga siis märgitud justkui see õpperada. Ja siin nurga peal on see ületuskoht, mida ma üritasin leida. Ja siin sellest rajast eemal olen mina. Ehk et kui me mäletame seal metsaonni juures kirjutatud, siis tegelikult siit läbi läheb ka mingisugune matkatee, ma enam peast ei mäleta.
aga ma arvan, et minnes edasi mööda seda teed siit, ma ei jõua selle õpperaja alguspunkti tagasi. Ja nagu ma ennem ütlesin, siis kell on peaaegu 9. Ja kuna ma juba 2 kohas olen puusse pannud ja ma selle RMK kaardi järgi olen ikkagi täiesti vales kohas, siis lõpetame siinkohal selle edasimineku ära. Jalutame auto juurde tagasi ja siis mõtleme, kus kohas see asi valesti läks ja tuleme mingisugusel teisel hetkel tagasi ja loodetavasti siis me juba leiame selle õige tee ülesse. Ja võib-olla lahenduseks on isegi see, et hakkab seda õpperada käima teistpidi. Ja kui ma ennem rääkisin nendest märgadest kohtadest, siis tegelikult siin sahmides on ka jalad saanud natukene märjaks. Ehk ma arvan, et seda võib üheks seikluseks täitsa nimetada küll, sest elevust on ju natukene ikkagi olnud.